ja mina olen Maia. Ja tere tulemast, algavad säravad tähed 2023! Meie, Trevor ja Maia, teie õhtujuhid, üritame selle õhtu teha teie jaoks võimalikult meeldejäävaks. Meie õhtu on täis meeldejäävaid hetki ja siinkohal võtangi hetke, et tänada meie sponsoreid Kalev, Kuulsaar, Keit, Saku, InGame, Kooker, Elli, Smarten, Trükiviis Mamma ja kogu ürituse meeskonda, tänu kellele see üritus toimub. Siinkohal tahan mainida, et üritust filmitakse. Sellel aastal on ürituse teemaks Eesti artistid, et kõikide osalejate laulude autorid on eestlased. Õpilased võistlevad vanuserühmades 4–6 ning 7–9 klass. Võitjad kuulutavad välja mõlemas vanuserühmas meie austatud kohtunikud. Nüüd tutvustamegi meie kohtunikke. Aria on aktivist, suunamudija TikTokis ja Instagramis. Ta teeb ka TV3 saadet Laser, on uhke kassi omanik ning poole kohaga küünetehnik. Meie teiseks kohtunikuks on imam Han Seinalaud. Imam on meie kooli vilistlane ning õhtujuht pensionil. Tema pere omab restorani Baklašan ning tema lemmiktoit on šašlõk. Järgmiseks kohtunikuks on Tanel Nurk. Tanel on meie kooli armastatud muusikaõpetaja ning naljaka ja särava iseloomuga isiksus. Just eile pälvis ta dirigendina tänukirja. Meie viimaseks kohtunikuks on Karmo Kuri. Karmo töötab Nõmme linnaosa vanemana. Naudib iga ilmaga rattaga liiklemist ning tütre viib kooli rattapakita. Valmis on igal hetkel räpi lahinguks, kui keegi väljakutse esitab ajulgelt. Karm aga õiglane, kuri aga ainult siis, kui tõesti vaja. Ning nii alustame oma meeleoluka õhtuga. Siit tuleb meie esimene etteaste 4. B poolt, kelleks on meie oma Eesti legendaarne Anne Veski oma uue looga Veidi veel, veidi veel. Nautige!
imeline algus meie õhtule. Kuidas kirjeldaksid seda sina, Tanel? Ja selline fantastiline algus tänasele show'le. Teate, tegelikult mängu ilu on detailides. Et siin oli kõik meeskonnatöö oli väga hästi paigas, et instrumentalistid töötasid fantastiliselt ja ma märkasin veel seda, et väga kogemustega instrumentalistid, kui kordagi oma pilli ei vaata, vaid süvenenud mängivad ja vaatavad kogu aeg publikusse, see on fantastiline, et see pill on nii sõrmedes. Ja eraldi toon välja veel kiidusõnad siis kostümeerijale, et see Anne Soeng ja kogu see outfit fantastiline. Tõesti, super. Aitäh, Tanel. Järgmisena tuleb lava valutama 5D klass esitusega Domino. Esitus.
kuid kuidas algas meie õhtu sinu jaoks, Imam? Hallo, mille kuulda? Nii, esiteks kostüümid, mulle väga meeldis teie kostüümid, see oli ainulaadne. Kuidas ma seda? Ma olen lihtsalt sõnatu. Saaks nagu ma vaataksin selle muusikaträälise muusikavideo. Aitäh sulle! Kuid nüüd näitab oma loovust 5. C-klass, kelle esitlus kannab pealkirja Club Kung Fu. Seda esitlust kirjeldaksin küll erakordsena. Millisena kirjeldaksid seda sina, Harja? Esiteks, ma loodan, et nad kuulevad mind. Te olite nii ilusad. Need tansud tulid nagu, nad piirasid seda tantsu. Kostüümid olid ilusad, laulul oli, kõik oli peas, kõik oli väga tore, aitäh. Oota, mul on tegelikult üks küsimus. Kas see on väga kiire või? Tahaks oma piiri üldida, või? Okay. Aitäh. Järgmine esitlus toovad lavale 6. A-klassi õpilased ning selle nimeks on Heiki Suvi.
mina olen Mulliste klubi baarmen. Mina olin seal ja mina mäletan. Asjalood olid alljärgnevad. See siin on puudel, millega sai pähe aiku. See siin on joodi, kes vehkis puudeliga, millega sai pähe aiku. See siin on suvaline kott, kes kukkus toolilt maha, mis ehmatas joodikut, kes vehkis puudeliga, millega sai pähe aiku. See siin on tülikorja, kes suvalist kotti suskas, kes kukkus toolilt maha, mis ehmatas joodikut, kes vehkis puudeliga, millega sai pähe aiku. See siin on turvamees, kes sai asjast valesti aru ja süüdistas tülikorja, kes suvalist kotti suskas, kes kukkus toolilt maha, mis ehmatas joodikut, kes vehkis puudeliga, millega sai pähe aiku. See siin on kena tibi, kes süüdis turvamees sai valesti aru ja süüdistas tülikorjat, kes suvalist kotti suskas, kes kukkus toolilt maha, mis ehmatas joodikut, kes vehkis puudeliga, millega sai pähe aiku. See siin on meie külafriik, kes kena tegi kastas tissist, korvamees sai valesti aru ja süüdistas tülikorjat, kes suskas suvalist kotti, kes kukkus üldse maha, mis ehmatas joodikut, kes vehkis puudeliga, millega sai pähe aiku. See siin on pudel, mis sisaldas halba veini, mida veidi oli liiga palju ja kapmas kena tivikissi, kes süüdis. Korvamees sai valesti aru ja süüdistas tülikorjaga, kes suskas suvalist kotti. Ja mina kussida teda, sest ma olen alkoholi arsti rohkem sendipart, ei saa midagi aru, tahan ees kaitsta, siis ma kussida teda. Just nii, kes kukkus toolilt maha, mis ehmatas joodikut, kes vehkis puudeliga, millega sai pähe aiku. See siin on aiku, kes ütles minule, saada puudel ringile, mida kõigi liiga palju ja kapmas kena tivikissi, kena tivikissi. Korvamees sai valesti aru ja süüdistas tülikorjat, kes suudavalt kotis Ja siis ma ei ole kussida teda, sellepärast et ma olen arsti rohkem seda olnud segamini pannud ja ma tahan punkti kaitse jälle kussida teda. kes kukkus toolilt maha, mis ehmatas joodikut, kes vehkis puudeliga, millega sai pähe aiku. Mida see vall on jälle pea lautamine? Suured tänud 6. B-le nende esituse eest, sest see tõi kõigile naeratuse näole. Kas ka sina omale, Karmo? jaa, vapustav, ma ei oleks uskunud, et ma kuulen siin täna õhtul lugu, mida ma ei ole varem kuulnud, juba selle eest tulevad plusspunktid. Aikust on väga kahju, ma loodan ikkagi, et püsivaid vigastusi ei ole ja ta jõuab ka 7. klassi. Aitäh teile! Nüüd liigume uuesti 6. A-klassi juurde, kes teevad oma esituse looga Heiki Suvi.
sõnu, et seda esitust kirjeldada. Kas selline esitus võttis ka sinu sõnatuks, Tanel? No mind ei oska küll miski sõnatuks, seda sa tead. Aga tegelikult tahan öelda, et väga huvitav selline lähenemine, selline kolaažilik, et erinevad žanrid tuua mängu. Ja kui alguses mul tekkis kahtlus, et no mis siis nüüd tuleb, eks ole, mis see loogika on. Ja tegelikult ma pean aru küll, et alguses hakkab selline, noh, nagu Eesti kultuurimajas, eks ole, et selline väike tantsu. Poisid ei julge aga tantsima tulla, aga siis, kui juba päris mölle käima, no siis letospett on see, mis päästab ikka välja. Nii et selles on hästi loogiline, jah. Väga tore esitus, aitäh. Aitäh, et jagasid oma mõtteid. Järgmisena vanusegrupid 4.–6. klassi viimast esitus. Tervitame lavale 6C klassi esitusega Originaal. Mä sanon,
tuli taas ja me lahti saimme siis maas. Ja me lahti saimme siis maas. Ja me lahti saimme siis maas. Viimeinen ennose sinä ja minä, konkurista rikon se alkus olet sinä. Viimeinen ennose sinä ja minä, konkurista rikon se alkus olet sinä. Parmu villipullus. Milline imeline lõpp sellele vanuserühmale. Kas palun võtaksite selle kokku ilma? Nii palju juhtus, kui tuli aru saada. Muusika oli väga hea, koostöö väga hea, kõik oli väga hea, väga hea. Imeline kokkuvõte. Kuid vahepeal astub lavale meie oma inglise keele õpetaja Johnny ja gäng esitlusega Lights. Oh,
aitäh imetoreda esitluse eest. Edasi liigume 7. kuni 9. klasside vanuserühma, mille avab 7A klass esitlusega Kiisu-Miisu. Algus sellele vanusegrupile, kuid kuidas pani see esitus tundma siin, Aria? See musklikostüüm oli vapustav, väga haip oli, väga tore oli vaadata seda, väga mingi suur möll läks see lahti ja see tõi mulle väga palju rõõmu, aitäh. Ning nüüd astub lavale meie armas 7B, kelle esitus kannab pealkirja Let us sweat.
está, todo el que no sabe, altera, oh, que no está. Seda esitust võiks lausa korrata, väheks jäi. Kas ka sina kutsuksid nad lavale tagasi, Tarmo? Muidugi. Tähelepanelik jälgija nägi, et tegelikult laval oli ka taaskasutus. Üks rekvisiit oli juba varasemas etteastest läbi käinud. Väga raske on tulla lavale Letosfeti laulma, kui see on korra juba sellelt samalt lavalt kostunud. Tüdrukud said suurepäraselt sellega hakkama. Tekib ainult küsimus, kas tõesti on tegemist tüdrukute klassiga, kuhu jäid poisid. Aitäh! Kutsume lavale ei kellegi muu kui 7. C-klassi, kelle esituseks on Goodbye to Yesterday. Tere, Liina! Tere, Stig! Väga ilus esitus, väga ilus. Väga ilus, tõesti, see on lihtsalt imeline. Kui te tahate Eurovisioonil jääda 7. Ei, tegelikult ka, mulle meeldib väga tore, aga lihtsalt tead, Stig, me tegime su lugu natukene ümber. Hästi nipet-näpet siit-sealt. Paar pisi asja, ma loodan, sa ei pahanda. Me näitame teile nüüd, kuidas Eurovisiooni võidetakse. Ja võidetakse nii, et üksinda saadakse kolmikvõit. Kas te olete valmis? 5, 4, 3, 2, 1.
kuid anname nüüd sõna meie armsale Tanelile. ja no jälle milline show. Et see tõestab vaid ühte asja, et meil on uuesti vaja ikkagi tujurikkujad tagasi, et me võime nemad väga julgelt saata Eurovisiooni. Ja siin muidugi me nägime, et kogu kaatervärk oli ikkagi toodud mängu, rattad, tantsijad, sädelus, show, kõik oli olemas. Üks mõte mul tekkis ka, et siin tulid lavale ka väga uhked puhtpillid, selline väikene pasuna trio, et seda kindlasti rakendaks edaspidi ka kooli aktustele. Aitäh! Aitäh sulle! Ning nüüd astub lavale 8A esitusega EKRE. Öösiti teed, ohete noores, sain ma ka ju veel, sest mu noores, kui mind kuules sa näed, siis on tekki peal su käed ja noores. On sul vallatu veel, ohvitla noores, kas nüüd mõises on keel, kui siis noores, kutsub külla mind ja nii võib meid kuulda laulmas. Kuumaks kütab EKR, meil nõnda kuumaks kütab EKR. Meil on olemas see, mis nii pehme ja soe, hulluks läheb ja hullab koe. Meil nõnda kuumaks kütab EKR, meil nõnda kuumaks kütab EKR. Sõbrad ootavad siin, klassis vahutab piir, meie armastus lendab meil. Sa öösiti teed, ohvite Varro, said aga ju veel, ma ütlen Varro. Kutsu külla mind ja üheskoos teeme seda Varro. Ühte meeles sa pead, ma ütlen Varro. Aina kordama pead, sest ainult Varro teab, mis on tõepoolest hea ja seda teab ka kuumaks kütab EKR, meil nõnda kuumaks kütab EKR. Meil on olemas see, mis nii pehme ja soe, hulluks läheb ja hullab kohe. Meil nõnda kuumaks kütab EKR, meil nõnda kuumaks kütab EKR. Sõbrad ootavad siin, klassis vahutab piim, meie armastus lendab meil. Just sellist humoorikat esitust meil vaja oligi. Mida ütleksid sina selle kohta, Iman? Kostüümikandik oli väga hea, see oli tuletõrje ja sõjamees, viisjalamees, öelda, aga vähemalt nad jätsid meile ühte olulist sõnumit, ei vali. Aitäh! Tervitame lavale 8. B-klassi, kelle esituseks on 8. B Eesti laul. Tere tulemast 8. B Eesti laulule. Esimene laul on Küll poed üheselt või esitab Elina Vorm.
ja stiilista. Väga ilus esitus, väga ilus. Väga ilus, tõesti, see on lihtsalt imeline. Kui te tahate Eurovisioonil jääda 7. Ei, tegelikult ka, mulle meeldib, väga tore, aga lihtsalt tead, Stig, me tegime su lugu natukene ümber. Kas te olete valmis? Istumme rutikarrympaamme teet. Rohillonna makuisesti maailma avanne alkaa suitsut hengen. Yle kõige on maailmal vaja. Üks maavast, kes nägi olegi heas ega kurjas, ei heast ei kurjas, ega et majust. Kuid nüüd jäil on vaja just maavalast. Põleva laps, see on ainus võimalus. Põleva laps, nii teotud maailma vabadus. Kuni veel saab vähegi suudad, kuni veel saab vähegi loodad, vähegi hooli. Põleva laps. Ikka mõtlen, kuidas sellised loomingulised ideed tulevad. Suur aitäh 8. klass. Kuidas kirjeldaksid seda esitust, Aria? Väga tore, see oli mingi terve film siin ees. Saime väga palju Eesti vanu klassikuid, mõned uued, väga hea Minecraft oli lõpus ja ma ei tea, imeline, aitäh. Aitäh selle kirjelduse eest. Liigume nüüd edasi 9. klassi juurde, kelle esitus on Settekaevu sultanid. Ihan hoitan aine uutta tinskema, kun tuntuu ainakin elää, ei tiedä bolshevismusta kampsun.
kui ütleb koosis oi, oi, oi. No küll haiseb. Külast linna, linnast maale, peisaldasin pesekaale, oi, oi, oi. Kumba juures olla, ainult lõhnab hirmus pole, oi, oi, oi. Ärge öelge mulle siin, fekalist on minu nimi, oi, oi, oi. Fekalist, fekalist, fekalist. Olen uhked, olen akis. Tuleb sõda, mis turma saab. Aga minust läheb mööda grana. Fekalist, fekalist, fekalist. Olen uhked, olen akis. Ja mis ikka ju näitleja saab. Aga mind vaja on kodumaa. Ära lõhkesid koroosid, vabanesin küll narkoosist, oi, oi, oi. Eesti riigis pole paha, teenida võib palju raha, oi, oi, oi. Ettevõtja füüsiline olen vaja, pole nime, oi, oi, oi. Iga riigi korra ja fekalist ikka vaja, oi, oi, oi. Fekalist, fekalist, fekalist. Olen uhked, olen rakis. Tuleb sõda, rakis turma saab. Aga minust läheb mööda grana. Fekalist, fekalist, fekalist. Olen uhked, olen rakis. Teatrist ikka ju näitleja saab. Aga mind vaja on kodumaa. Ära mine seda nõu! Aksel hoia kumpa. Fekalist, fekalist, fekalist. Olen uhked, olen rakis. Tuleb sõda, rakis turma saab. Aga minust läheb mööda grana. Fekalist, fekalist, fekalist. Olen uhked, olen rakis. Teatrist ikka ju näitleja saab. Aga mind vaja on kodumaa. Suured tänud minu armsale klassile selle esitluse eest, kuid mida arvasid sellest sina, Karmo? Ma lugesin päris palju sealt välja, ma tean, et paljud Rahumäe põhikooli õpilased käivad Mart Toomi jalgpalliklubis, oli viidatud Argentiina särgiga, MM-i võitjale, väga terav ja tegelikult ka väga päevakohane, sellepärast et tõesti uudistest igapäevaselt saame näha, et tankist võib surma saada. Aga noh, võib-olla seda musi, mis siis Pelliku musina lava peal päris tihedalt esitatud oli, ise saada siiski ei tahaks. Aitäh! Aitäh sulle! Eelviimase esitlusena on meil 9. C, kelle luguga loo nimi on Trammipidu. Rannomme kosket koos, aknaramin oli tehtud koos. Rannomme kosket koos, aknaramin oli tehtud koos. Kõrvas katki tahtis minna, toimid sõitis kesklinna. Järgmine tähtus vineeri. Rannomme kosket koos, pole enam päris uus. Rannomme kosket koos, pole enam päris uus. Oleks juba katki läinud, konduktor oli seda näinud. Järgmine tähtus Cosmo.
vale laul. Et see oli vale laul ja remix'i oleks vaja. Vabandame viivituste pärast. Kas sa teed või? Okei.
sellega ongi lõppenud meie õhtu. Kuidas võtaksid tänased esitlused kokku sina, Imam? Mina kommenteerin. igatahes ma tundsin taas kivisreidiga printsessiga, kes pidid kasutama koos nende lumememmetega, kes helivad publikuses. Olgu nii. Aitäh sulle ja kõikidele klassidele, kes osa võtsid ning loomulikult ka publikule. Nüüd tuleb meil väike 30-minutine paus, kus meie kallid kohtunikud teevad tähtsa otsuse, kes saavad esimesed koha, kes teise, seda näete peagi. Oodake. Pausi ajal saate aga teie rahvas avaldada oma arvamust. Traditsiooniliselt valitakse ka rahvalemmikesitus. Sel aastal on kasutusel vanakooli tehnika, limpikutele oma lemmiku kirjutamine. Just nii, võtate lemmiku, kirjutate oma lemmikklassi ja poetate valimiskasti, mis asub siin samas saali ukse taga. Hääletada on teil aega vaid 15 minutit. Näeme juba varsti peale pausi. Ma palun meie kohtunike ka palun lavale. Aplaus! Tere tulemast tagasi! Loodan, et tegite oma osaluse publiku lemmiku auhinna jaoks ning hääletasite. Hääled on loetud ja otsused tehtud. Just nii! Ja sellega ongi käes õhtu oodatud hetk. Parimate audastamine. Neljanda kuni 6. klassi ning 7. kuni 9. klassi vanuserühmas jagatakse välja 3 parimat ning samuti ka eraauhind mõlema grupi peale kokku. Auhindadeks on meie kallide sponsorite poolt kokku pandud kotikesed ning ringid. Kuid tunnustame Kareva, huvijuhti, kes meid väga palju aitas ning Johnny, kes tegeles sotsiaalmeediaga. Lisaks sooviksime tänada ka Ailet, kes disainis meie üritusele uue logo. Anname nüüd sõna edasi kohtunikele, kes oma otsuseid kommenteerivad ning auhinnad üle annavad.
Nii, alustan sellest, et üliraske oli teha neid valikuid. Me lõpuks leidsime mingi matemaatilise valemi, millega me seal arvutasime neid asju, sest et lihtsalt nii võrdne oli ja te olite kõik nii tublid, nii et tehke kõikidele palun üks suur aplaus. ja mul tegelikult ei olnud üldse raske, kuna Tiina Nätteme ütles mulle, et kui ma maksimumpunktid 5. B-le annan, siis ta valib mind, nii et ülilihtne oli tegelikult. Aga 4. kuni 6. klassi vanuserühmas 3. koht läheb 5. C-klassile. Auhinnaline teine koht, Säravad tähed 2023, 4. kuni 6. klass ja teine koht läheb 5. B-le. Ja nüüd Säravad tähed 2023, 4. kuni 6. klassi vanuserühmas 1. koht. Vanema vanuseklassi juurde 7. kuni 9. klass tuleb tunnistada, et tegelikult vanemas vanuseklassis nooremad. No, pärast kuulete. 3. koht, 9. B-klass. Kuues B tuleb korra tagasi üks asi andmata teile. Võitja auhind. 6. B. 6. B, kes sai esimese koha 6. B? Tulge korraks lavale tagasi ka.
nii, aga nüüd teine koht ja seegi mitte halvem esitus, hoopiski võib-olla natukene parem isegi. Ja 7.–9. klassi vanuserühmas teine koht läheb 7. B-le. ekstreemselt laes. ja tuleb ära. Esimese koha võitja on 7A. Meil on jäänud veel 2 auhinnalist kohta üle anda. Minu käes on eriauhind. Tuleb tunnistada, et ei ole võimalik, et Anne Veski tuleb lavale ja ta ei võida, eriti sellise etteastega, kus tal on tantsutüdrukuks Sünne Valtri ja Rein Rannap on ise klapppillide taga. Eriauhind läheb 4. B-klassile. Nüüd viimane auhind, publiku lemmik. Mitmes B.
nüüd õhtujuhte Trevor ja Maia. Ja ka meediatiimi. Ja, aitäh! Sellega täna lõpetame. Aitäh! Ma palun meie kohtunike ka palun lavale. Aplaus! Tere tulemast tagasi! Loodan, et tegite oma osaluse publiku lemmiku auhinna jaoks ning hääletasite. Hääled on loetud ja otsused tehtud. Just nii! Ja sellega ongi käes õhtu oodatuim hetk. Parimate audastamine. Neljanda kuni 6. klassi ning 7. kuni 9. klassi vanuserühmas jagatakse välja 3 parimat ning samuti ka eraauhind mõlema grupi peale kokku. Auhindadeks on meie kallide sponsorite poolt kokku pandud kotikesed ning riivid. Kuid tunnustame ka Reevat, huvijuhti, kes meid väga palju aitas ning Johnny, kes tegeles sotsiaalmeediaga. Lisaks sooviksime tänada ka Ailet, kes disainis meie üritusele uue logo. Anname nüüd sõna edasi kohtunikele, kes oma otsuseid kommenteerivad ning auhinnad üle annavad. Nii, alustan sellest, et üliraske oli teha neid valikuid. Me lõpuks leidsime mingi matemaatilise valemi, millega me seal arvutasime neid asju, sest et lihtsalt nii võrdne oli, et olite kõik nii tublid, nii et tehke kõikidele palun üks suur aplaus. Ja mul tegelikult ei olnud üldse raske, kuna Tiina Näteme ütles mulle, et kui ma maksimumpunktid 5. B-le annan, siis ta valib mind, nii et ülilihtne oli tegelikult. Aga 4. kuni 6. klassi vanuserühmas 3. koht läheb 5. C-klassile.
ja läheme siit edasi. Auhinnaline teine koht. Säravat tähed 2023, 4.–6. klass ja teine koht läheb 5. B-le. Ja nüüd säravad tähed 2023, 4.–4. klassi vanuserühmas esimene koht. Vanema vanuseklassi juurde 7.–9. klass tuleb tunnistada, et tegelikult vanemas vanuseklassis nooremad. No, pärast kuulete. 3. koht, 9. B-klass. QSP tuleb korra tagasi üks asi andmata teile. Võitja auhind. QSP, kes sai esimese koha QSP? Tulge korraks lavale tagasi ka. Retro on lahe. Nii, aga nüüd teine koht ja seegi mitte halvem esitus, hoopiski võib-olla natukene parem isegi. Ja 7.–9. klassi vanuserühmas teine koht läheb 7. B-le.
ekstreemselt laes. Ja tuleb ära. Esimese koha võitja on 7A. Meil on jäänud veel 2 auhinnalist kohta üle anda. Minu käes on eriauhind. Tuleb tunnistada, et ei ole võimalik, et Anne Veski tuleb lavale ja ta ei võida, eriti sellise etteastega, kus tal on tantsutüdrukuks Sünne Valtri ja Rein Rannap on ise klapp-pillide taga. Eriauhind läheb 4. B-klassile. Nüüd viimane auhind publiku lemmik. 7B. Siis kohale tulid ja nii, tahan ka tänada meie kallid õhtujuhte Trevor ja Maia. Ja ka meediatiimi. Ja, aitäh! Sellega täna lõpetame. Aitäh!